Tervist! Mul on suur rõõm siin teie ees rääkida, et jätame kauged galaktikad ja kauged planeedid selja taha ja vaatame natukene lähemalt meie ainust koduplaneeti. Jätkame teaduslainel, aga mitte väga, kuidas siis öelda, nagu reaalteaduslikult, arvutuslikult, aga rohkem teadusfilosoofiliselt. Siin taga on üks slaid, selge pilt versus oluline pilt. Selget ja tuttavat pilti on parem vaadata. Ebaselgus tekitab hirme ja alateadlikult me hoiame neist eemale. Täna on investeeringute fookuses asjad, mille lähitulevik on selge. Nad toovad kohe rahavoo. Tundub nagu turvaline valik. Aga natuke rohkem mõeldes, paradoksaalselt on ebaselgete ja tundmatute valikute vältimine lõpuks palju riskantsem. Küsimus ei ole tegelikult pildi selguses. Küsimus on õiges objektis. Suurimad võimalused on tihti täielikus pimeduses. Esitan ühe provotseeriva küsimuse mõtteaineks. Saame võib-olla pärast pausi ajal arutada. Kumb on olulisem? Kas inimeste ja toidutranspordi optimeerimine veel 5% võrra või maa tuleviku täpne modelleerimine? Mis oleks, kui seaks oma tegevused tähtsuse järjekorda lühiajalise kasu asemel pikaajalise mõju järgi? Inimeste võime loodust ümber kujundada on tohutu. Võime hävitada ja luua. Alates tuumarelvadest kuni kogu Euroopat katva teedevõrgustikuni. Vaadake lennuki aknast inimasustuse kuma. Tänavad, sadamad, maanteed. See kõik meenutab hiiglaslikku kihavat sipelgapesa. 96% maal elavate loomade biomassist on inimesed ja inimeste koduloomad. Ainult 4% metsikud imetajad. Viimase sajandiga oleme kaotanud 1,1 miljardit hektarit metsa. See on 1/5 võrra vähem kui varasem stabiilne seis. Muutus iseenesest ei ole nii tähelepanuväärne. Tähelepanuväärne on muutuse kiirus. Sajandiga selline muutus. Koos looduse ümberkujundamise võimega kasvab meie vastutus. Tunnete? Ei tunne? Igal meie sammul on tagajärjed, mille kogu ulatust me ei mõista. Aga mida suuremat osa mõistame, seda parem. Las ma toon ühe näite. 1930-ndatel võeti kasutusele freoonid kui kasulikud kemikaalid. Nende abil sai ehitada külmkappe ja aerosolpihusteid. Aastakümneid hiljem leiti, et freoonid tekitavad osooniauke. Nad keelustati. Tänaseks on hakanud osooniaugud kinni kasvama. Me ei pea selle pärast enam muretsema. Hea näide teaduspõhisest otsusest ja riikide koostööst. Aga hea näide ja suudame küll, kui tahame. Üheks põhjuseks, miks maa kliima enamikust mudelitest kiiremini soojenenud on, arvatakse olevat polaaralade igikeltsast vabanevad metaanimullid. Atmosfääri ülakihtidesse jõudes on neil tugev kliimat soojendav mõju. Kui suured need mullid täpselt on, kus nad asuvad, mis tingimustel vabanevad, me täpselt ei tea. Et selle probleemiga edukalt võidelda, on meil kõigepealt täpseid andmeid vaja. Maa on keerukas süsteem ja suure mõjuga tundmatuid on palju. Meil on vaja rohkem teadmisi koos täpsete andmetega, et tulevikustsenaariume mudeldada
mõista mida iga meie valik kaasa toob. Et ka tulevikus oleks elu maal huvitav ja elamisväärne. Lõpuks on meil peamiselt 2 võimalust. Taanduda väikese jalajäljega liigiks, olla üks osa loodusest, anda oma saatus looja ja maa loomuliku evolutsiooni kätte. Juhul, kui me seda ei soovi, me tahame nii rohkearvuliselt nagu praegu maad oma käe järgi ümber kujundada, siis me peame väga hästi mõistma, mis on iga meie sammu tagajärjed. Tuleviku ennustamiseks on vaja täpseid mudeleid. Täna neid ei ole. Me teeme sageli endale pikas plaanis kahjulikke otsuseid. Aga tulevikku tänasest oluliselt paremini mudeldamine on võimalik. Ma tean, sest olen teadusmaailma tippude kõrval töötanud. Olen alati uskunud, et autoriteedist on olulisem tõde ja sisu. Ma sündisin Viljandimaal inseneri ja hambaarsti pojana, keerulise nimega Kõhna poiss. Kooli ajal leidsin oma väljundi loodusteaduste olümpiaadidel. Võitsin mitmeid kohalikke võistlusi ja jõudsin riigi 0,1% sekka. Ülikoolis liitusin EstCube'i meeskonnaga. Aga on aus öelda, et mitte huvist kosmose vastu. Et teadus, inimlikkus, inimlikud suhted. Et mulle sobis koostöö Mart Noormaga. See Mart Noorma kui siis EstCube'i programmi juhiga. See, kuidas ta oma meeskonda kohtles ja juhtis, oli imetlusväärne. Ja on kahtlemata ka mind juhina palju mõjutanud. Ja peagi läbi EstCube'i programmi olin märkamatult nooreks teadlaseks saamise teel. Mul vedas stipendiumidega ja ma sain töötada Saksa kosmosekeskuses. See oli suur õnn töötada koos maailma tippudega. Ja see pakkus mulle lisaks sisuliselt teadlasena arenemisele mitmeid olulisi taipamisi, mis ma olen endaga kaasa võtnud. Esiteks, olla kõige rumalam inimene ruumis võib olla hea tunne. Minu eesmärk oli enda ümber olevatelt targematelt inimestelt õppida. Ja see oli suurepärane tunne. Tippteadust ümbritsev müstiline aura hajus. Kuskil on teadlased, kes teavad kõike. Ei ole. Ei ole. See võib õudne olla, ei ole. Mu kõrval töötasid inimlike nõrkustega sõbrad ja kolleegid ja nad ei teinud mingit müstikat. Nad tegid lihtsalt palju tööd ja see, mida nad tegid, see huvitas neid sügavalt. Selle kogemuse läbi muutus teadus minu jaoks palju isiklikumaks, palju käega katsutavamaks. Pärast Saksa kosmosekeskuse aega muutusid mitmed üle võlli vandenõuteooriad minu jaoks väga lühikeseks. Ma tegin tulemuste järgi otsustades kolleegidega koos head teadust. Sellele vaatamata ma jätsin üsna pea teadustöö ja hakkasin oma ettevõtet tegema. Mus põles soov maailma jaoks midagi päriselt kasulikku teha, aga konverentsidel ma nägin tihti enda uudishimu rahuldamist, muretsemata liigalt selle pärast, kas siit mingi rakendus tuleb või ei. Mina tahtsin teha midagi praktilist, käega katsutavamat. Tänaseks olen olnud peaaegu 10 aastat ettevõtja. Mida see aeg mulle andnud on? Peale mõne halli juuksesalga. Peamiselt 2 olulist taipamist. Inimesed viivad kõige parema meelega ellu plaane, mis nad ise teinud on. See defineerib juhtimise. Inimesi ei ole võimalik panna tegema ette kirjutatud plaani.
Sa võid seda teha, aga see ei ole eriti viljakas tegevus. Parim, mida juhina teha saab, on kokkuleppeid lõpptulemuse osas. Teiseks, kollektiivne, mitme osapoole koostöös sündinud otsus on alati parem ja tugevama mandaadiga kui üksi tehtu. Üksi töötava teadlasena ma sellest tihti aru ei saanud. Aga ettevõttes on need kõige alus. Millegi suurema tegemiseks on vaja koostööd. Täpsete maamudelite loomiseks ning nende abil parema poliitika tegemiseks on koostöö vältimatu. Läheme tagasi maamudelite juurde. Esimesed maamudelid loodi juba sajandite eest. Aga tugevalt esiplaanile võeti nad Euroopas umbes 10 aastat tagasi. Ja võeti kasutusele mõiste nagu digikaksik. Meil on arvutis peaaegu ideaalne maamudel ehk digikaksik. Ja sellega saab kõiki tema protsesse modelleerida. Näha, mida tulevik iga meie valiku korral toob. Teoreetiliselt saab kõik maal toimuvad protsessid ühte ainsasse mudelisse koondada. Alates ookeanide hoovustest, lõpetades liblika tiivalöökide ja inimeste mõteteni. See oleks nagu omamoodi kõgõ-kogo. Kõik tulevikud stsenaariumid, iga inimkäitumise valiku korral näha. Pilti hägustamas ainult kvantfüüsika määramatused, et liiga igav poleks. Aga ühe ülitäpse kõikehõlmava digikaksiku loomine pole siiski lähiajal võimalik. On see hea või halb, mis tervet? Saame pärast arutada. Praktilistel kaalutlustel on asutud looma paljusid väikseid digikaksikuid. Ookeanide, polaaralade, kliima, linnade, metsade modelleerimiseks. See on pidevalt täienev nimekiri. Iga digikaksik siit on meie tuleviku pusle üheks tükiks. Ja on selgunud, et eriti metsade digikaksiku loomiseks pole piisavalt täpseid andmeid. Tänased parimad metsade tagavara andmed on globaalsel tasemel umbes 40% veaga. Praeguste satelliitidega saab mõõta edukalt metsade värvi, aga mitte nende kõrgust ja mahtu. Mis te arvate, kas metsa värv ja maht ja kõrgus on omavahel otseselt seotud? Õige vastus ei ole. Aga sellele vaatamata hinnatakse täna globaalset metsa tagavara ja seotud süsinikku kaudsete meetoditega värvi järgi. Sellepärast, et see on parim, mis meil täna on. Aga kuna värvus ja maht ei ole omavahel otseselt seotud, siis on tulemus ebatäpne. Ükskõik kui head tehisarumudelid meil on, lõpetame ikka umbes 40% veaga. Miks see üldse oluline on? Süsinikuvaru täpne mõõtmine on oluline, sest kogu elu maal on süsinikupõhine. Biomass kui elu, biomass kui kütus, biomass kui keemiatööstuse tooraine, biomass kui kliima soojenemise pidur. Umbes 45% maismaa süsinikust on metsades, aga puudulike mudelite pärast on siin 40% viga. Oleme otsustanud Kapacetas selle metsamahu täpse mõõtmise probleemi ära lahendada. Et saada selline suurepärane andmekogu ja tõsta täpsus 60% pealt 90% peale. Viga 40% pealt ainult 10% vea peale. Tehes seda satelliitmissiooniga, mis näeb välja umbes selline. Sentinel-1 on olemasolev Euroopa kosmoseagentuuri satelliit. Me lisame sinna 3 suhteliselt väikest ja odavat kaassatelliiti. Mõõtes seda sama radarisignaali erinevate nurkadelt, me mõõdame kõrgust otse ja viime täpsuse 60% pealt 90% peale. See on oluline komponent täpsemaks tuleviku modelleerimiseks, et homne oleks selline, nagu me unistame ja mitte selline, nagu me kardame.
Siin on meeletult palju tarku inimesi. Ma tänan võimaluse eest rääkida ja ootan huvitavaid diskussioone.